Kas sina teadsid, mis asi on cupping? Mina ei teadnud ja tulingi sellele vastust otsima siia Tallinna kohvifestivalile. Tere, Kennet! Minul tekkis kõigepealt küsimus, mis asi on cupping, aga enne seda räägi mulle palun, mis asi on Tallinna kohvifestival ja miks seda korraldatakse? No ühesõnaga, vaata, et kohvitarbijaid on nagu nii palju. Jääda vaja kokku ka tuua. Kaua nad seal kodus hommikul üksinda seda kohvi joovad, eks ju. Ja nüüd 4. aastat järjest me teeme siis kultuurikatlas, kohv on katlas, sõlade mäng, vahva on ju. Toome need kultuurikatlasse kõik kokku. Nagu näha, järjest rahvast koguneb ja fanaatik kogunevad, räägivadki kohvist, jaaduka ka teest, kakaost ja muudest kuumadest jookidest, mis siis ürituse raames kõik on kokku pandud. Et sellepärast korraldatakse festivali, et kõik fanaatikud saaks omavahel kokku korra aastas? No absoluutselt, et tegelikult hästi huvitav see, et ühe tuttavaga rääkisin, tema ütles ka, et kui ma olen lihtsalt kohvitarbija, et ma ei ole nagu fanaatik, et ma olen hommikul 2 tassi kohvi ja tead, ongi. Ma ütlesin nagu kulla inimene, sinu jaoks üritus ongi. Et kui sa 1 tass hommikul jood, siis 2, siis sa oled juba teagu täitsa heavy user, et tule. Ja mis mul nagu eriti head meelt teeb, et see valik on hästi lai külastaja jaoks siin. Et siin on 7 Eesti röstijat, siis on olemas välismaalt põnevad leiud, masstoodangu esindajaid, et see on nagu maru lai selektsioon, et iga tarbija põhimõtteliselt leiab ise endale kas uue lemmikrösti või siis ka oma lemmikuse praegu ülesse. Okei, väga huvitav, aga nüüd siis räägi, mis asi on cupping, et ma saan aru, et siin toimub Eesti cuppingu meistrivõistlused täna, et mis see endast kujutab? Ühesõnaga, cupping on siis kohvi maitsmine. See on hästi vaatemänguline ala selles suhtes, et kuidas seda nagu paitsed tavainimesele sa lihtsalt võtad lonksu, natuke mekutad, vaatad, sa on tead, päris huvitav on ju. Aga siin käib aja peale, võistlus 8 setti on võistlejatele ette pandud igasugune 3 tassi. Ja üles on väga lihtne. 2 tassi on ühesugust, 1 on erinev. Nii et aja peale 8 pead sa leidma üles igast setist erinevad, tõstad need välja ja võitja ongi see, kes saab kõige rohkem punkte ja siis loeb aeg. Okei. See meenutab natukene nagu veini degusteerimist, aga nagu võistluse vormis. Ma ei tea, et vaata, homme on nagu lattaardi võistlust, siis on näha selgelt, et valajatel käed värisevad on ju, ja närv on nagu läbi ja mis nagu toimub, eks ju. Muidu, mis siis, et nad on valanud elus 1000 tassi cappuccinot, et see pole üldse mingit probleem. Luiged, südamed, selja tagant, eestpoolt, vahet pole mis, aga tead, siin tuled, lavanärv on peal. Aga ma isegi ei kujuta ette, kuidas kappingus on, kui sa lihtsalt lusikast käid kohvitassis, kogu aeg maitsed, et kas seal käsi väriseb, kas see välja paistab, seda ma ei oska öelda, mis seal see lavanärv võib olla. No super, aitäh sulle, ma lähen nüüd uurin välja, vaatan, kuidas käsi väriseb ja kuidas nad hakkama saavad sellega. See on raske, aga sul on veel aega, ära muretse. Aega on täpselt. Punktid. Need on meil selline. Nii, et sellega saigi läbi meil hetkel viimane voor siis enne finaali. Vabandust, viimane voor enne autasustamist. Nii, et loeme nüüd punktid üle, kõige põnevam osa hakata. Ja esimene punktid. Edasi. Klaus! Nii, ja punkt on käes. Lähme edasi, punkt on käes. Nii, praegu siit ei tulnud. Jätkame 1 punktiga. Teine punkt on käes. 3. punkt! 3 järjest, sa oled paha. 4. punkt, super! Juba pooled seda tuleb. 5. Nii, tule, see on eriti raske, nii, tuleb ära. 6 punkti olemas tulemas. See on super hea tulemus, see meeldab inimesele oskuste teadmistega väga palju. Nüüd, kus ma tean, mis asi on cupping, siis otsustasin teha cuppingu võistluse iseendaga. Ehk see tähendab seda, et ma hakkan nüüd maitsma kõiki neid parimaid kohvisi, mis siia kokku on tulnud. Ja kuna ma ei ole tegelikult kohvi inimene, siis päeva lõpuks saamegi teada, kas kohvi võidab mu südame nüüd või mitte.
Märten, ma tean, et sul on cuppingu võistlusele hästi läinud. Nüüd ma tulin uurima, mis kohvisid sina pakud ja kõigepealt ma küsin, et kust tuleb teie nimi? Nimi tuleb sealt, et meil on oma kohvirööstla Telliskivis. Siis tulebki sealt, et The Brick Coffee Roastery. Pakendid on ka nagu Telliskivi ja suuremad on nagu semendikotid. Et me just nüüd kolisime natukene üle tee vanast kohast. Avame järgmine nädal ka uue kohvirööstla kohvikuga. Ja laual on mul praegu kõige mahlasemad kohvid, ehk siis saad ennast proovile panna selle koha pealt. Okei, väga huvitav. Nii, proovime siis. Vaatame, kuidas mul läheb. Ma annan sulle kõigepealt Etioopiat maista. Etioopian on kõige nüksem lillelisem kohv ja kas Etioopian on ainus riik, kus kohv metsikult kasvab, et kõik kohv on Etioopiast pärit, et see peaks olema siis selline kõige originaalsem kohvi maitse. Et tal on niisugused omapärased nüansid. Mis sa arvad? See on väga kohvine. No ma natukene mõtlen selle asja peale, oota. Sellega on nii, et kohvi maitsega, et koffiini maitse on see mõru osas, et kui sa ei ole kohvi joonud näiteks täna, siis esimene maitse on alati lihtsalt mõrkjas. Et samamoodi koffiini idee ongi selles, et tegelikult peletada putukaid eemale taimest endast marjasöömast. Et kui sa sellest esimesest mõrdusest üle saad, maitse harjub, siis hakkavad tulema niisugused mahlasemad, magusamad maitsed ka. See on nii-öelda vastupidiselt on Keenia ehk kohvide nii-öelda kuningas, et see on nagu kõige niisugusem jõulisem maitse. Et see tundub. Keenia... Nüüd on Keenia kohvi, mulle tundub, et on tumedam ka nagu ja siuke lõhn on kuidagi veits mahedam, nagu tundub. Nii, maitseme. Prillid läksid uduseks selle peale. Ta tundub siuke nagu veits hapukam või nagu selline peale seda mõrudat kohvi. Jah, tal on mahlasust kui sellist on rohkem kindlasti, et tal natuke lööb sõstra maitset läbi võib-olla, aga tal on jah, Keenia ongi hästi mahlane kohv. Et ideaalist võiks olla niimoodi, et sa teed lonksu, et sul ikkagi natukene tõmbab selline äärmed käima. Just, täpselt nii ongi. See mulle meeldib juba rohkem, jah, kui Etioopia. Nii. Või veel midagi? No proovime siis veel, jah, kui me juba siin oleme, mis siin ikka. Ma annan sulle Tansaaniat ka maistama. Nii, nüüd tuleb Tansaania ja päeva lõpuks mul on südar. Nii, ole hea. Nii, Tansaania siis. No see on endast 3 kõige mahedama lõhnaga, on mul õigus? See on tundub veel hapum kui see eelmine. See nüüd Tansaania on siis Peaberry, ehk siis Peaberry on igal kohvitaimel on mutatsioon umbes 5%, kus kohvimarja sees on 1 seeme. Ehk siis muidu on 2 seemet, mis on kõik muud kohvid, aga Peaberry on siis 1 seeme marja sees. Ja ta annabki niisuguse eripärasema happenoodi, et sealt tuleb see. Aga väga head tähelepanekud, et saad aru küll maitsetest ju. Võid kohvi oma hakata ju. Super, aga suur tänu sulle. Nii, mul juba hakkas palav sellest esimesest kohvilaksust, aga me lähme uurime edasi. No nii, Kristel, ütle mulle siis, mis sa mulle täna maitsta annad? Täna ma annan sulle maitsta meie Keeniat, et meil on valitus küll 4-5 erinevat filtrit, aga ma arvan, et see on üks säravamaid kohvisid, mis meil kindlasti on, et väga marjane. Võiksid ära tunda sellest kohvis siis natukene kirssi, võib-olla grapefruiti, süükene sparkling, hästi särav ja selle puhas tass peaks olema. Nii, proovime. See on hästi mõnus, selline täiega mõnus, mahe, pehme, just, täpselt. Kuule, see meeldib mulle küll. Vaata, kui armas logo siin on. Aga kust on teie nimi tulnud? Nimi on tulnud sellest, et me asume endise tselluloosi ja paberivabriku tuletõrjemajas. Et Paper Mill on siis tulnud tuletatud või tulnud siis sellest.
logo, mida te siis minu taga seina peal näete, on siis selle tuletõrje depoo nii-öelda see torn. Et see on siis võetud meie logoks. Väga tore taaskasutus, et sellest tuletõrjest on saanud nüüd kohvi koht. Super, suur tänu sulle, aitäh! Nii, Jordan, ma tulin nüüd õigesse kohta Coffee People ehk siis nagu kohviinimesed järgmist kohvi proovima. Nii, mis kohvi sa mulle maitsta annad? Vaatame, kas see võidab minu südame täna. No ma loodan, et võidab. Mul on sulle pakkuda siis värskelt prüvitud Fellowi kannust, väga maitsvat uut Ecuadori kohvi. Samas on meil uus saak ka sees ja ma annan sulle seda siit maitsta. See on väga sitrusline kohvi, väga puuviljane ja hästi magus. Et ma ei tea, võtta üks plonks ja naised. Ja sitruseline on see tõesti, see on siuke hapukas ja nagu lonksu võtad, sest need süljenärved nagu tõmbab krampi alguses natukene. Et tegelikult on niimoodi, et happelisust ei tasu karta. Et tegelikult on see, et happelisus kannab ka ülejäänud maitsenoote edasi kohvis. Nii nagu veinis ja ülejäänud marjajookides tegelikult. Aga samas on jällegi see, et kui see kohvi sinu jaoks nagu natuke hapukaks, ma pakuks sulle hea meelega siin termoses ka meie Brasiilia kohvi. Et see on nagu siuke hästi magus, kergelt pähkline, karamelline. Okei, proovime. See ei ole tegelikult üldse halb, see on tegelikult päris hea. Meil on selle vastu midagi. Et võib-olla see on siuke kohvi, mida sa tahaksid hommikul juua. See on rohkem siuke hommikukohvi, sa ütlesid. Ja ütleksin, et see on rohkem siuke nagu igapäeva kohvi. See on hoopis teise maitsega, nagu ma ei teadnud varem, et kohvid nii erinevate maitsedega saab olla, ma ei tea, uskmatu. Tegelikult kohvimaailm ongi hästi kirju ja põnev, et iga kohvi igast erinevast riigist piirkonnast maitseb täiesti teistmoodi. Ja meie ettevõtte mõte ongi siis see, et me ise sourcime enda rohelist kohvi otse farmeritelt, vahendusmehi ei ole vahel ja siis me maksame õiglast tasu selle saagi eest, kui hea ta on. Ja no meil mõte ongi lihtsalt see, et kogu aeg on kohvide rotatsioonis, kogu aeg saagid vahetuvad ja kui see saak jõuab meil Eestisse, siis tegelikult me röstime selle kohvi enda röstus ära. Me paneme väga palju rõhku selleks, paneme väga palju rõhku tootearenduse alla ja tegelikult nagu kohvi röstimine toimub käsitsi ja see on selles suhtes siuke hästi põnev protsess, et igal kohvil on enda karakter ja see röstmeister, kes röstib, tema töö on lahti lukustada selle kohvi maitse potentsiaal. Et tegelikult igal kohvil, mis te siin näete praegu, igal kohvil on olemas nagu enda see põnev retsept, mis tuleb lahti üles leida. Ja kuidas me siis teeme, on see, et me röstime selle kohvi ära. Me maitseme seda läbi rahvusvahelise standardi ja siis põhimõtteliselt on niimoodi, et vaatame ka seda kohvi profiili, teeme oma muudatuse, kas röstida seda kohvi 5 sekundit pikemaks, 0,3 kraadi heledamaks, tumedamaks ja siis mängime. Kuna kohvis tegelikult röstimise ajal toimub väga paljud erinevad keemilised reaktsioonid, millal hakkavad hapet küpsema, millal hakkavad suhkrut küpsema ja nii edasi. Ja siis ongi tegelikult see siuke hästi suur mäng nagu läbi parameetrid ja me tegelikult pidevalt muudame neid 0,1 kraadi ja 1 sekundi kaupa. Super huvitav. Ma ei teadnudki, et seal nii suur elu on seal taga. Ja ma olen nii palju rohkem targemaks saanud. Suur aitäh sulle, Jordan. Tule mulle külla röstlasse ja me tutvustame teile, kui põnev tegelikult kohvimaailm on ja näed ise pealt ka veel missugune röstimine ja lõpus võime teha siukse degusteerimise ehk cuppingu, kus me paneme kõikide erinevate piirkondade kohvi kõrvuti ja sinna taha lõppu paneme paar börsikohvi ja siis te tegelikult juba näete laiemalt. Mega huvitav. Aitäh sulle. Jätame meelde. Kena päeva jätku ja... Here we go, our Samba coffee. Thank you. So we found Brazilian coffee. So I understand you came straight from Brazil with the coffee? Yeah. So it's a long history. I live here in Tallinn 3 years. We arrived 3 years ago. But we just launched our Samba coffee. It's coming directly from Brazil. We roast here in Tallinn. We launched in the last year and November in 2019. So our coffee, it's 100% Arabica. It's a traditional coffee. It's coming from the region. It's called Minas Gerais.
So it's the real taste of the good coffee in Brazil. Yeah. Thank you so much. It is really has a really strong taste, the strongest probably I've tasted today so far. Yeah. So this one that you already tried, this one it's a medium roast. Have some couple notes of caramel and chocolate and ripe fruit. We have some special selection coffee. We have like a premium coffee, dark roast, medium roast. So we have so many options for different tastes. Yeah. Thank you so much and good luck with the business. Thanks. Have a good day. The Tallinn coffee. Tere Anna, mis kohvi sa mulle täna maitsta annad? Täna ma annan teile maitsma Hispaania kohvsaula, sellepärast me oleme esimesed esindajad Eestis ja see vaniljemaitsega ja šokolaadimaitsega. Aitäh, nii proovime kõigepealt siis vaniljaama. Siuke mõnus magus, siuke lõhn on selline pehme. Üllatavalt kange. Siuke hästi siuke tugeva maitsega. Järgmine on veel tugevam. Okei, nüüd on šokolaadimaitsega peaks olema. See on veel tugevama maitsega. Aga ma tegelikult meeldibki see viimane rohkem, seal on hästi mõnus siuke järelmaitse. Tuleb hästi hea, selline pehme. Hästi huvitav. Issand, kohe. Suur aitäh sulle! Nii palju kohvi ühe päeva jooksul tõenäoliselt jõin viimati ülikooli ajal. Aga ma ei teagi, ma ei ole veel kindel, kas minust on saanud päris kohviinimene või mitte. Aga sellegipoolest olen ma väga palju täna teada saanud kohvikultuurist ja olen hakanud hindama ja austama kogu seda tehnoloogiat. Ja ma sain teada, et kohvi ei pea olema tegelikult selline väga mõru või kange, et tegelikult saab kofeiini ilusti kätte ka mõnusast heledast röstist. Ja heleda rösti näol ma tõenäoliselt leidsin ka oma lemmiku. Ilusat kohvi nautimist!